aga nüüd on FC Selva siis teise võimeka peatreeneri kätte. Eksimus tuleb aga. Nii, ja saadi löögile, aga Panguralt pikk out ja Kodinskis pikendab, teine pall Eerik Ilves, sealt pallist mööda löök ja Maurice Willems lööb värava. Ja ütleme niimoodi, et FC Selva toetajana on mul väga hea meel, aga praegu see tundus ikkagi, me kohe näeme ka kordusest, paras kingitus Maurice Willemsile, sellepärast et võimalus seal puhastada oli küll, aga ja see puhastamine. Teise palli saab ja tuleb löök, aga napilt. Ja vasakuga löögile mööda maad, Kruus pillab selle, aga vaatame selle olukorra ära. Ja Karl Kruusilt suurepärane. Nii. Ja. Kaardi sai kaalutletult. Ja Martin Tomsoni pikkus tuleb jälle nüüd kasuks. Lehte saab ja siit laseb edu mängida. Ja lõi mööda. Ja. Nii. Üle. Ja. Ollikult ka oluline sekkumine. Nii, David Lefteril uus võimalus. Jälle seljast pakkumine. Ja posti. Kusjuures jah, siin Lehteril tegelikult oli juba edu sees, kui söödu sai, aga see toimus kõik. Ja mäng on läbi FC Selva võiduga. Maurice Willems on enda esiründ. Minuga on siin Viimsi Jotka kapten Markus Allast. Selline näen näost ära juba väga raske valus kaotus, et eelkõige, mis sa arvad, puudu jäi just väravast, et miks, kas taktika täna ei töötanud või ongi Elva kuidagi selline ebamugav vastane teile? Elva on alati ebamugav vastane olnud, meil oli täna natuke nõrk mängu algus, ei saanud väga hästi käima, ei saanud nende kõrge pressi alt välja, pallid ei liikunud väga kiiresti üles ja esimene poolega oli üldse kokkuvõttes, ma arvan, päris nõrk meie poolt. Teine poolega jällegi näitasime, et suudame mängida head jalgpalli, suutsime tekitada teravaid olukordi. Värav ei lähedal, aga täna kahjuks ei tulnud ja Elva võitles ka südikalt, nii et kiitus neile. Kas mingil määral, see on lihtsalt oletus, et kuidagi Muru väljakutele tuleks, siis teil natukene ka hoiab võrdsete mängus sellist miinus poole peal teid? Ma ei tea, kas päris nii on, sest et meil oli eelmine mäng Maarjamäel samamoodi Muru peal, mängisime küllaltki sümpaatse mängu ja Elva Muru täna päris heas seisus minu arvates, et siia Muru taha ei saa, ma arvan küll pugeda, et pall liikus päris hästi mööda maad ja tuli ka kerge vihm, et mis kaistis väljakut tegi palli kiiremaks, et mina isiklikult nautisin, et ma ei tea, kas teisi see segas või mitte, aga selle taha küll midagi ei jäänud täna. Jah, eelmist mängu mainisid, et Tammeveski sai vist natuke vigastada, täna teda ei olnud, et on see tõsisem lugu või? Täpselt prognoosi ei oska praegu öelda, et ei tea lihtsalt seda olukorda nii hästi kommenteerida, aga jah, ta eelmist mängust vigastusega välja tuli ja praegu ei oska öelda, kaua tal taastumiseks aega läheb. Jah, suur tänu, ei hoia sind rohkem kinni ja edu järgmistes mängudes, edu esikavavõitluses. Ja nüüd FC Selva väravaht Karl Kruus. Kuidas ma alustan, eks ju, 1-0 võit. Aga tegelikult sinu teha oli see, et ei tulnud 1-1. Tead, mis olukorrast ma vist räägin, kus nurgast tõid palli välja. See on üks olukord, aga ma ei tea, räägi natukene väravai seisukohast sellest mängust, et kui ärevaks sul seal lõpus läks? Väravas on alati üpris teistsugune seda mängu näha, sest need distantsid esiteks on hoopis teised, ja väravahin on ka see, et tahaks nagu tähistada tihti väravaid, aga ei saa, sest mingisugune sensus peab nagu koju ka jääma, et keskendud juba järgmisele olukorrale, et seetõttu ka minu kuidagi see mängu võiduna emotsioon üldiselt tuleb nagu peale mängu, et väravaid ma naudin, aga mitte niivõrd palju, aga väravai seisukohast et mul on see ülesanne nagu pandud, et midagi välja tuua ja vaadates, kui palju meile sel aastal löödud on, siis ma ei saaks öelda just, et mina väravas olen kõige paremini esinenud, aga mul on väga hea meel, et täna kutid andsid endast kindlasti 110% ja mina suutsin ka neile siis kas või ühe actioniga ka midagi kanda ja need 3 punkti tänu sellele siis koju jätta.
Nii et naljaga pooleks võib öelda, et sellised ohtlikud olukorrad sinu vastu on isegi mõnes mõttes sinu jaoks kingitus, et saad särada. no jah, mingil määral küll, aga noh, päeva lõpuks ma arvan, väravaine oleks pisut lihtsam olla ka, kui mingeid olukordi nagu üldse ei oleks, et siis oleks nagu lihtsam, aga kui need olukord tulevad, siis tuleb lihtsalt välja tuua, et mis seal ikka. Jah, igatahes nüüd, kui ma õigesti vaatasin, siis tabelis hetkel 3. koht, usun, et see on ka see, mida hooaja lõpus FC Elva taotleb, et jah, ma ei hakka küsimagi vastust, ilmselt on jah, medali koht, et suur tänu sulle ja edu järgmistes mängudes!